tere kõigile siis 16 november, üle pika aja ei ole ühtegi video teinud siia. Alustame siis sellest, et miks ma eriti enam ei loe Postimeest. Mul on praegu ERR siin lahti ja kohe näitan, miks ma ei loe Postimeest ja miks Postimees diskrimineerib Eesti lugejad, just nimelt Eesti lugejad. Okei, kohe näitan. Nii, avame Postimehe. Ja siin see on. Kohe on probleem. Et jah, ma kasutan reklaamide ja küpsiste siis blokeerijat ja mida siis Postimees mulle kirjutab? Et selleks, et saaksite lugeda uudiseid enda veebilehitsejalt, kasutame nii enda kui kolmandate osapoolte küpsiseid. No ma ei ole palunud teilt ju mingit küpsiseid. Me ju teame, et tasuta küpsiseid pole olemas ja osad neist on vajalikud lehe toimimiseks ning neist ei saa loobuda, mis on täielik vale. Nad ju valetavad jälle ja ma tõestan veel, miks nad valetavad. Teised on valikulised, kuid võimaldavad meil uudiseid kajastada ja teieni tuua. Assoo, jälle valetavad seal. Huvitav, et ainult eestikeelse lugeja peal tehakse eksperimente. No, ma tõestan veel seda teile. Näiteks võimaldavad küpsised pakkuda just teile huvi pakkuvad uudised, paremat kasutusmugavust, lehekülje töökindlust ning asjakohaseid reklaame. No, me ju kõik teame, kuidas me vihkame reklaame, et normaalne inimene, kui tahab minna midagi ostma, no loogiline, et Postimees tahab ka meile midagi pähe määrida. Aga normaalne inimene, kui ta tunneb mingist asjast vajadust, ta läheb poodi ja ostab selle. Ja vot see tulebki see, et Postimees üritab sulle kogu aeg midagi ette lükata. Meil on oma arvamus. Me ei taha teie ette lükatud mingid liberaalsed uudised. Ma oskan ise lugeda ja oskan ise valikuliselt lugeda, mida ma loen teil. Ja küpsileid kasutatakse ka lehe külastavuse mõõtmiseks. No mind ei huvita. Miks te mõõdate ainult eestikeelse lugeja siis lugejate arvu? Artiklite huvi kaardistamiseks ning reklaamide tulemuslikkuse hindamiseks, mis omakorda aitab meil luua veelgi paremad ja sisukamaid uudiseid. Et nii kuidas me mingit jama hakkame sealt lugema, siis te seda jama hakkate nüüd lükkama meile ette või? No, kas teil endal siis nagu mõistus peas ei ole, et millest teha uudist, et no peaks nagu endal olema mingi mõistus ka peas, aga mitte just vaatama seda, et mida me nüüd loeme. Me iga hommiku peame lugema võib-olla, kuidas kes seal kellega magas. No andke andeks, mind ei huvita see. Nii, saate oma valikuid igal ajal muuta. No hea seegi. Ja okei, ma näitan. Paneme selle asja kinni. Mina ei taha. Vot minu valik on see, et minu valik on, et ma ei muuda seda. Panen kinni ja mis on? Leht ei liigu ei üles ega alla. Okei, ei liigu. No siis, nii, aga siin üleval on vene ja ingliskeelne versioonus veel. Mis see ingliskeelne näitab? Paneme kinni ja näed, töötab. Okei. Ühesõnaga, inglased võivad lugeda, tähendab inglise keelt valdavad inimesed võivad lugeda, aga eesti keelt valdav inimene on järelikult natukene kehvemas seisus. Vaatame venekeelset. Okei, tuli siia, paneme selle kinni ja näed, ka venekeelne lugejaskond, nende peale eksperimente ei tehta, nemad võivad ka lugeda. Vot see ongi põhjus, miks ma ei loe Postimeest. ma ei taha olla mingi Postimehe eksperimendi jänes, kellele siis söödetakse reklaame ja igastus pahna. Ma oskan ise mõelda ja loen siiamaani okei.
ERR veel kõlbab mulle, valin siit, mis mul meeldib, jah, ja ka isegi see ka isegi see kirjutud Delfi need hädaldab siin, et ma kasutan Adblock'i, jah, panen kinni, aga ma saan isegi siit lugeda ja nii ongi. Tähendab, mina Postimeest enam ei loe ja ma ei näe siin, et ma oleks siis midagi kaotanud. Et siis eestlasega võib teha, mida tahate. Ei, ma nii ei arva. Ma valin selle, et ma lihtsalt ei loe Postimeest. Valik on teie. Edu kõigile. Tšau.